Tere hommikust! Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Korvpallist ajalugu ei kordunud. Kalev Cramo korvpallimeeskond ei lubanud tänavu Rakvere Tarvalend karikavõistluste poolfinaalis üllatada ja kohtub finaalis Tartu Ülikooliga. Võitaga andis Aivar Kuusmaale võimaluse saata Andres Sõbrale terav sõnum. Sõnumis oli üks ainus sõna ja see oli nuga. 2004. aastal Ateena olümpial kuldmedali -48 kilo võitnud Türgi naistõstja Nurcan Taylan, pildil habemega, andis positiivse dopinguproovi ning tema osalemine Londoni olümpial on ebatõenäoline. Türgi alaliit teatas, et Taylani A ja B proovid olid positiivsed, kuid ei avaldanud, mis ainet naine kasutas. 28 aastast sportlast ähvardab 4-aastane võistluskeeld. Miks tal habe ajamata oli ametlikul võistlusel? Seda ei ole kommenteeritud. Käsipallist ka. Eesti käsipallikoondis pidas Riias eduka kontrollturniiri, saades jagu nii Lätist, Suurbritanniast kui ka Leedust ja kindlustas sellega endale turniiri võidu. 3 võitu jäid aga tumestama 3 vigastust. Mäesuusatamisest. Itaalias Bormios toimunud meeste MK-sarja kiirlaskumise võitis Didier de Frajo, kellele järgnesid Patrick Kueng, Klaus Kröll. Austras Liensis sõidetud naiste MK-sarjas laalame võitis Marlies Schild, kelle järgnesid Tina Mays ja Mikaela Schifrin. Jäähokist ka. NHL-i hokistar Sidney Crosby karjäär võib korduvate peatraumade tõttu ohus olla, kirjutas Washington Post ja kirjutab ka tänane Tartu Postimees. Paljud spetsialistid usuvad, et hokistari trauma on nii tõsine, et see seab ohtu tema edasise profikarjääri. 4 hüppemäe turniir läks Kaarel Nurmsalul esimeses osavõistluse kvalifikatsioonis untsu. Ta maandus 100,5 meetri joonel ja jäi eelviimaseks. Ja veel natukene lõpetuseks suusatamisest. Eile sai alguse murdmaasuusatajate tänavuse talvekaalukam võistlus, kui Oberhofis peeti Tour de Ski esimene etapp. Eestlastel esimesel päeval rõõmustamiseks põhjust ei olnud. Nii palju spordiuudistest. Meil on rõõmustamiseks palju põhjusi, sest meil on talv ja tore olla.